on olemas sellised asjad nagu läätsed ja neid kasutatakse selleks, et valgust koondada või hajutada. Need sellised asjad tavaliselt on tehtud klaasist või mingisugusest muust sellisest materjalist, kus kindla nurga all valgus siseneb ja siis kindla nurga all väljub. Ja neid on kahesugust, eristatakse, et on nõgusläätsed, kus keskkoht on peenem kui ääred ja siis on kumerläätsed, kus keskkoht on paksem. Ja kui me vaatame, siin on üks pilt, siis siin on üks on nõguslääts, üks on kumerlääts. Siin on niimoodi, et see on kumerlääts, kumer ja see on nõgus. Mina jätsin selle meelde niimoodi, et kui vahel öeldakse näiteks kehalise tunnis on ju, et aja selg nõgusaks, siis nad tahavad, et sa teeks oma seljaga niimoodi. Ja siis see on nagu samasugune näeb välja. Ja vahel öeldakse, et aja nüüd selg kumeraks, siis on niimoodi. Või siis kui sa mõtled kasside peale, siis kassid teevad ka vahepeal niimoodi, et kassil on nagu selg nõgus või kassil on selg kumer. Et see on üks viis, kuidas seda mõelda. Ja nüüd nad teevad erinevaid asju. Kumerlääts, kui valgus läheb sinna sisse, siis ta koondab valguse. Ja kui sinna nõgusläätse läheb valgus sisse, siis tema ajab seda valgust nagu laiali, ehk ta hajutab valgust. Kui me vaatame siin seda simulatsiooni, siis kui ma panen siia, see on nüüd kumerlääts, siis kumerlääts näeme toob mingisse punkti kõik need kiired kokku ja seda nimetatakse siis fookuspunktiks, kuhu see fookus nii-öelda tekib. Ja kui me paneme siia nõgusläätse, siis me näeme, et tema nagu hajutab neid kiiri. Põhimõtteliselt saab tagurpidi ka panna, on ju teda, ikka töötab. Või kui me paneme kumerläätse ja paneme tema tagurpidi, siis ta on ju ikka koondab neid kiiri. Koht, kus kõik puutuvad läätsedega kokku, on siis, kui me räägime nägemisest. Sest silma sees on ka lääts. Kõikidel inimestel ei ole silma sees lääts, mõnel inimesel ei ole silmigi, on ju. Aga valdaval enamusel inimestest, kellel on silmad, on silmas ka lääts. Ja läätse eesmärk on see, et ta võtab selle valguse, mis tuleb silma sisse, need jooned siin on valgus, ja viib ta, siin on sarvkest, mis kaitseb seda silmaläätse, siis siin on see mingisugune vedelike asjad, siin on lääts. Ta on tegelikult läätse teise värviga, teeme läätse sellise värviga. Siin on see lääts. Ja läätsel on siin ühed lihasekesed ja need lihased saavad liigutada läätse, nii et lääts saab olla nagu rohkem kumeram või rohkem sellise kujuga rohkem ja nii edasi. Et see lääts saab ka liikuda, et ta ei ole nagu klaasist tehtud, et ta ikka liigub, paindub natuke. Ja siis läätse eesmärk on see, et ta korjab kõik need valguskiired kokku ja ta peab need siia taha tooma. Sest siin taga on meil põhimõtteliselt siis koht, mille, kui valgus sinna jõuab, siis siin ühendub üks närv ja siis see närv läheb ajusse ja siis ütleb ajule, et joo aju, et kuule, et nagu nüüd me näeme asju. Aga see juhtub nii kiiresti, on ju, et me ei pea mõtlema selle peale, mis me näeme, vaid see lihtsalt juhtub. See koht, kus närv ühendub, see on pimetähn, on selle nimi. Ja on olemas ka veel selline koht nagu kollatähn, mis on ka kuskil siin. Kollatähn. Ja kollatähni eripära on see, et seal on siis kõige suurem kontsentratsioon, ehk siis kõige rohkem kepikesi ja kolvikesi, tänu millele me näeme valgust ja tänu millele me näeme siis nagu erinevaid värve. Aga kui me mõtleme nüüd sellele, et tegelikult paljud inimesed kannavad ju ka prille ja meil on selline asi nagu lühinägelikkus ja kaugnägelikkus. Või nägevus siis. Et mis see värk on? Et kui me vaatame siia, siis siin on kahte sorti. Me näeme, on ju, et valgus läheb silma sisse. Siit läheb valgus silma sisse, läheb, aga ta mitte ei koondu siin kohas, vaid ta koondub kuskil siin taga. Ja kui selline asi juhtub, siis inimene ei näe selgelt, sest kui valgus peab siin koonduma, kui valgus siin kohas ei koondu, siis inimene näeb hägusalt pilti. Ja see siin on kaugnägelikkus. Ja kaugnägelikkusel on selline lugu, et inimesed, kes on kaugnägelikud, näevad väga hästi asju, mis on kaugel, aga nad näevad väga halvasti asju, mis on lähedal. Ehk siis näiteks need on inimesed, kellel on vaja lugemiseks prille, et lugeda lähedal asuvat teksti. Ja selle põhjus on see,
et silmamuna võib olla liiga väike ehk siis nagu liiga lühike. Või siis, mis võib ka olla, on see, et lääts on lapik. Või siis vahel vanematel inimestel on ka see, et see läätse, need lihasekkesed ei tööta õigesti või siis selle läätse endaga on mingisugune jama, et miks ta ei toimi. Ja see on üks põnev asi on see, et umbes kõik vastsündinud on tegelikult kaugnägelikud ja neil silmamuna kasvab üsna kiiresti kohe, kui nad sünnivad või terve laps kasvab hästi kiiresti kohe, kui nad sünnivad. Aga väikeste laste seas on tegelikult üsna levinud kaugnägelikkus ja kui nad saavad umbes 15, siis umbes ainult 1% ühiskonnast on kaugnägelik, kui nad on 6-aastased, see on mingi 8%. Aga siis, mis juhtub edasi on see, et kui inimesed hakkavad 40 saama ja vanemaks jäävad kui 40 või vanemaks saavad kui 40, siis hakkavad nad jälle kaugnägelikuks jääma. Ehk siis see on mingi niimoodi kuni 6-aastaste ja siis 40 pluss vanuste inimeste seas nagu tavalisem. Ta ikka ei ole nagu üldlevinud, kõik inimesed, kes on 40 pluss ei ole kaugnägelikud, aga siis nad hakkavad rohkem ja rohkem jääma kaugnägelikuks. Aga selleks, et seda korda teha, saab panna läätse ette. Ja siin kasutatakse kumerläätse, on ju. See on kumer. Sellepärast, et kumerlääts võtab need valguskiired ja koondab neid varem. Ehk siis, kui muidu juhtus see, et valgus tuli ja koondus siin taga, siis tänu sellele kumerale läätsele see valgus koondub õiges kohas. Ja kui teine variant on siis lühinägelikkus. Lühinägelikkus. Okei, ma oskan teiega kirjutada. Vahel öeldakse ka lühinägevus. Neil on ka uhked ladinakeelsed nimed, et kaugnägelikkus on mingi mutoopia või midagi, mutroopia või mingi selline värk ja siis lühinägelikkus on müoopia. Aga see tegelikult ei ole oluline, enamik inimesi niikuinii ei tea neid sõnu. Lihtsalt vahel küsitakse mingi mälumängus, siis saab öelda. Aga mis lühinägelikkusel jama on see, et need valguskiired, mis peavad koonduma siin kohas, koonduvad liiga vara. Nad koonduvad siin kohas. Ehk siis nagu lühinägelikud ei näe väga hästi asju, mis on kaugel. Nad näevad hästi asju, mis on lähedal. Näiteks mina olen lühinägelik, see tähendab, et kui ma võtan prillid peast ära, siis ma ei näe näiteks eemalt tuleva bussinumbrit väga hästi, aga ma saan ilma prillideta väga hästi lugeda. Ja seda lahendatakse niimoodi, et pannakse jälle ette prillid. Aga siin on erinevus see, et kui ühel oli kumerlääts, siis siin on nõguslääts. Mitte mõgus, vaid nõgus. Nõgus. Ja nõguslääts siis hajutab natuke neid kiiri enne, kui need jõuavad siia silmaläätseni ja siis silmalääts saab need õigesse kohta koondada. Et inimene näeb ka teravalt neid asju, mis on kaugel. Ja lühinägelikkusel on selline põnev asi, et see juhtub tavaliselt siis, kui silmamuna on nagu natuke liiga pikk või siis vähem harilikult, aga ikka on võimalik on see, et kui näiteks lääts on liiga tugev, kui silmalääts on liiga tugev. Ja väga hästi ei teata tegelikult, miks lühinägelikkus tekib. Arvatakse, et see võib olla sellega seotud, et kui inimesed on vähem õues, vähem puutuvad kokku loodusliku valgusega, seda öeldakse põhiliselt selle põhjal, et riikides, kus inimesed puutuvad üha vähem kokku loodusliku valgusega, on see rohkem levinud. Näiteks Hiinas, näiteks Euroopas on rohkem lühinägelikke kui näiteks Nepaalis või Lõuna-Aafrikas, kus inimesed on rohkem õues. Ja seda saab ka lahendada prillidega, seda saab lahendada kontaktläätsedega ja ka operatsiooniga. Ja see on üsna levinud ka noorte inimeste seas umbes maailmas 22%, aga mõndades piirkondades, näiteks mõndades Hiina linnades on lausa 37% inimestest siis lühinägelikud.